Tere ilusat teisipäeva hommikut. Taas kord aeg tegutsemisampsuks. Minu nimi on Trein Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeval kell 10 Facebooki grupis veebikooli ettevõtjatele kohtume me ägedate ettevõtjatega, kes teevad midagi ära ja me saame nendelt õppida, kuidas seda siis teha. Ja mul on nii hea meel, et täna on mul külas Kairi Mäe, kes on turundussüsteemide mentor. Vau! Esiteks, kui lahe mentori nimi, ma ei olegi sellist kuulnud ja millist väärtust Kairi pakub. Ja kui ta kirjutas mulle, et selle teema osas, siis ma mõtlesin, et see on tegelikult usaldus on nii oluline, ükskõik mis müügikanalit me kasutame enda ettevõttes, luua see usalduslik suhe siis selle vastaspoolega, kes meil näiteks meie kodulehel läheb, kes läheb meie sotsiaalmeedia lehele. Nii et mul on suur-suur rõõm, Kairi, et sa täna meile räägid just nendest elementidest, mis lisavad seda usaldust, sest võib-olla endal tekivad siis pimenurgad, et ei oskagi selle peale tähelepanu pöörata ja nii et Kairi aitab meid kohe välja. Tere ka minu poolt teistele, et tegelikult neid usalduselemente on väga palju rohkem, aga ma valisin välja 5 minu arust kõige olulisemat, mida sa saad kasutada igal pool. Nii et jah. Tervitused Katrinile, nii tore, et sa oled meid kuulamas. Niikaua kui Kairi jagab enda ekraani, siis võite kirjutada, mis elemente teie sellisel kodulehel märkate, või mis tekitab sellist tunnet, et ma tahaks, et inimesed osta midagi. Väga hea küsimus. Täna ma räägin siis 5 olulisest elemendist, mis panevad inimese sind usaldama. Ja ma olengi need valinud selliselt, et sa saad kasutada kodulehel, maandumise lehel, sotsiaalmeedias, isegi uudiskirjas. Aga mida ma tahaks välja tuua on see, et sa ei pea panema neid kohe igale poole. Alusta samm-sammult, võta üks teema neist 5 ja siis peale seda alles, kui sa oled sellega ära teinud, võta järgmine. Sest kui sa võtad korraga, ma pean kõik need 5 korraga tegema, siis see tekitab sulle stressi ja pigem liikuda selliste pisikeste sammudega. Otsusta, mis on kõige olulisem neist. Ja kui ma räägin täna nendest 5 teemast, siis kõigepealt küsi endalt, et kas mul on see juba kasutusel või kas ma saaksin seda juba kuskil mujal kasutada. Esimene neist on tagasiside. Ma arvan, et sa oled seda juba kuulnud, aga mulle endale tundub, et me tihti usaldame rohkem teiste tagasisidesid, sest me saame teada, kuidas teine inimene sai sinu tootest, teenusest kasu. Sest mina ise võin öelda, et ma olen super äge, ma teen kõiki asju nii hästi. Aga kui keegi teine inimene ütleb seda sinu kohta, siis vähemalt mulle endale tundub, et see on rohkem usutavam. Sa võid kommenteerida, kuidas sulle tundub, kas sa pigem usald teiste tagasisidesid või see, kuidas inimene enda kohta ainult räägib, et ma teen kõiki asju nii hästi, aga justkui pole kellegi tagasisidet jagada. Ja ma panin siia slaidile ühe näite, kus see on kujundatud nüüd minu sotsiaalmeedia jaoks, aga ma olen kasutanud seda ka siis ilma kujunduseta kodulehel. Lisaks ma võiksin tegelikult panna selle mõne uudiskirja jalusesse, sest ka selline väike jalus, kus minu tagasiside on positiivne, annab ka inimesele kindlus, et näe, keegi teine on jäänud rahule tema teemaga. Ja mis kuulub ühe hea tagasiside juurde? See võiks olla konkreetne, mitte lihtsalt ma jäin rahule, vaid mida klient täpselt sai, mis muutus, mis oli kasu. Tagasiside juurde lisa inimese täisnimi ja võimalusel pilt, sest see näitab, et tegu on päris inimesega. Kahjuks mitmed ettevõtted kasutavad AI-ga tehtud tagasisidesid ja see ei ole üldse okei. Aga kui keegi näeb, et Kadri Keerme, ma näen ta pilti, ma saan minna Facebookist otsima, et kas see inimene on ikka päriselt olemas. Siis tagasiside ja tegelikult kõigi teemade puhul ma annan sulle 3 küsimust. Me täna ei peatu nendel 3 küsimusel pikalt. Sa saad peale laivi tulla, vaadata need küsimused uuesti üle. Ja võttagi, sa võtad selle ühe teema, mis on täna sinu jaoks kõige olulisem, sa vastad nendele 3 küsimusele ja siis lähed rakendad neid asju päriselt oma kodulehel, sotsiaalmeedias või siis mõni teine keskkond, kus sa parasjagu ennast turundad. Aga ma lasen teil ka kommenteerida, kui sa praegu mõtled tagasisidedele, mida sa oled jaganud, kui sa oled üldse neid jaganud, kas need on olnud pigem konkreetsed või üldised? Mis sulle esimene mõte tuleb pähe?
pärast on hea meel lugeda, kui te kõik olete kommenteerinud, mis on. Aga ma võtan järgmise teema, milleks on numbrid. Ja need annavad inimesele kindlust ja need teevad justkui su kogemuse selliseks nähtavaks või arusaadavaks. Ja numbrid võivad olla väga erinevad. Kasuta just neid, mis kehtivad sinu ettevõtte jaoks ja mida sa saad juba praegu välja tuua. Kindlasti sa ei tohi neid numbreid ise välja mõelda ja valetada. Aga näiteks, kui sa oled alustav ettevõtja, võib-olla sul tekib küsimus, et mul ei ole ühtegi numbrit jagada. Siis, kui mina alustasin virtuaalse assistendina, mul oli juba kogemus füüsilise assistendina ja ma saaksin seda tuua ka töökogemusena välja, et ma olen töötanud X aastat assistendina, sest virtuaalselt ja füüsiliselt assistendi asjad mõningad kattuvad ja miks mitte seda ära kasutada. Ja tihti me võib-olla ei pruugigi esialgu tulla selle pealt, et oota, mida ma olen varem teinud, et ma panin siia mitmeid näiteid, mis võib-olla annavad sulle mõtteid, mida sa saad enda numbrites kasutada. Ja samuti ma tõin ka välja küsimused, et ma lasakski võib-olla sulle esialgu praegu kommenteerida, et kui sa peaksid kohe praegu ütlema ühe numbri ja teema, siis mis see võiks olla? Nii tore, need küsimused kõnetavad inimesi. Näiteks Anu on toonud välja eelmise teema kohta, et ennast tuleb kiita iseendale hommikul, lõunal ja ka õhtul. Aga avalik enesekiitus on alati pigem kahtlase väärtusega nii Eestis kui välismaal. Anu on siin rahvusvaheliselt käib esinemas, on avaliku esinemise ekspert, et välismaal on ka pigem mitte. Ja Niina toob välja, et pigem meeldib konkreetne tagasiside, mis on mulle isiklikult meeldinud, silma jäänud ja Raul toob nii huvitava punkti välja. Usalduseks on vaja kindlasti kontaktisiku nime ja pilti ning asukoht. Kusjuures see viimane tundub paljudele täiesti mõttetu, kuid mulle näitab, et ettevõtte taga on konkreetsed inimesed, kes ei pane ühel päeval oma kodulehekülge kinni ja lihtsalt ära ei kao. Kui huvitav. Ja ma isegi asukohta pole vist märganud, et ma pigem olen näinud justkui ametit või siis ettevõtte nime, aga see on ka päris huvitav, et võib-olla mõndade asjade puhul isegi see on oluline, näiteks kui ma pakungi füüsiliselt teenust, et on hea välja tuua asukoht. See on huvitav mõte. Ma pärast seedin seda natuke. Ma ei olegi selle nurga alt lähenenud. Aga mis meil on kolmas element? Inimene tahab kindlustunnet, et sa tead, millest sa räägid. Et sa ei ole just praegu ise hakanud ehitaja, juuksur, et just mõtlesin, et hakkan ehitajaks ja nüüd ma pakun ehitusteenust. Vaid et ikkagi mul on läbitud ehituskool, et ma olen töötanud ehitajana 2 aastat. Et siia teema alla lähevadki kõik erinevad koolitused, sertifikaadid, praktilised töökogemused, mis on seotud just selle teemaga, mida sa praegu pakud. Et meid ei huvita mingid teised teemad, mida sa hetkel ei paku, sest sellel ei ole seost, aga just see, mida sa praegu konkreetselt pakud, mis on sellega seotud. Minu kodulehel on näiteks välja toodud erinevad koolitused ja praegu keskkonnad, kus ma olen, et see näitabki, milliseid teadmiseid ma olen omandanud ja nii saavad huvilised näha, et nad ei pea lugema, üldjuhul võib-olla isegi ei loeta neid, aga see on hea teadmine, et osad inimesed tahavad teada, et kus sa oma teadmised oled saanud. Kas ma saan ikka sind usaldada, on ju? Ja kui ma näitan, et ma olen läbinud selliste professionaalsete edukate koolitajate koolitusi, siis järelikult mul ikkagi on mingeid teadmised jagada oma informatsiooni. Ja väga tihti me justkui alahindame oma kogemusi. Et asjad, mis sinu jaoks võib-olla tunduvad tavalised, on tegelikult kliendi jaoks väga-väga väärtuslikud. Need loovad kindlustunde. Seega ma tahaks öelda kõigile, et ära alahinda oma kogemusi ja lisa need julgelt nähtavale. Me tihti ei kipu seda näitama, aga seda tasub teha. Ja sa võidki kommentaari lisada selle, et kas sa praegu oled kasutanud erinevates kanalites sellist võimalust, et näidata, mida sa oled õppinud. Teistel on tegelikult väga põnev seda lugeda, eriti kui sa jagad seda, et mis taipamisi sa sealt said. Mulle meeldib, Tõnis on siin kommenteerinud, nii huvitav, tänane see teema nii kõnetab inimesed on nii altid kommenteerima, see on suur rõõm on. Tõnis ütleb, et ma ei oska ühtegi numbrit välja tuua, millel täna mingit tähtsust oleks, võib-olla ainult see, palju kliendi käive kasvab, aga seda ei saa üldistavalt lubada.
ja siis Anu ütleb, et Tõnis, sama siin, kas sa saad siis tuua välja näiteks mitu protsenti näiteks kliendikäive kasvab, aga kus on tõestus, eks ole. ja minu, sellist on, jah, mul enda tööga raamatupidamisega meenus see, et klient vahetas raamatupidajat, mina vaatasin tema raamatupidamise üle ja vaatasin, et ta oli kõik need maksuvabastused jätnud kasutamata. Ja eelmise aasta kohta 2025 ja selle tulemusel ma tõin talle 826 eurot maksuvaba raha, ütlesin talle, näed, panin panka, maksan talle välja. Ja siis sellest kirjast, mis ma saatsin kliendile, tegin screenshot'i ja siis panin tema nime, udutasin ära, et ei oleks aru saada, kes see on ja siis ma jagasin seda sotsiaalmeedias. Et see on ka sihuke üks variant, kuidas saab võib-olla seda nähtavale tuua. ja et sama teema, et ühe raamatupidajaga vaatasime kodulehte üle ja seal oli ka, et aastas, et palju ta tegelikult oma erinevatele klientidele on kokku säästnud, on ju. Et seda võib-olla on keeruline alati tõestada, et palju ja sa ei saa ju igale kliendile jälle, sa ei saa seda 800 eurot, on ju, aga tegelikult klient ei pruugi tulla selle peale, siis tal tekib ka huvi, et äkki saab minu ettevõttes ka seda säästa, on ju, et peaks Triinu käest küsima, et kuule, et vaata minu raamatupidamine ka üle. Just, et mulle meeldis see, mis sa tõid välja, see ei tähenda, et tema saaks nii palju, aga võib-olla tekib see mõte, ehk siis jällegi, me jõuame sinna, et jaga, mis sa tegelikult teed, nagu sa tõid, Kairi, välja. Just. Neljandaks on sinu tehtud tööd. Need annavad inimesele aimu, et mida ta sinult saab. Näiteks, kui ma tegin kunagi kodulehti, siis mul oli portfoolio, kus ma jagasingi, mida klient soovis, mis valmis ja mul oli ka isegi tehtud video sellest. Ehk see annab aimu, mida inimene päriselt saab. Ma ainult ei räägi sellest, vaid ma ka näitan, ma tõestan seda. Ja väga erinevad ametid saavad seda teha. Näiteks juuksur saab näidata enne pärast pilte. Ehk siis millised olid juuksed ennem, millised on nüüd. See annab jälle mulle kindlustunne, et okei, ta teab, mida ta teeb. Ma ei tule sealt mingi jubeda peaga pärast juuksurist tagasi. Või treener saab näidata kliendi arengut, keha muutust, toitusid, mis näevad head välja. Fotograaf saab jagada oma tehtud pilte. Käsitöölised saavad näidata näiteks, kuidas ta valmistas mingi kleidi, kuidas see näeb inimese seljas välja, et see ei ole mingi kohutav kleit, vaid see näeb väga hästi istuv välja või materjal, millest see on tehtud. Et tasub mõelda, mis on see, mida sina saad siin näidata. Ja samuti mõtle, kas sa oled juba selliseid visuaalseid asju välja toonud, kas sa saad midagi sellist visuaalset juba praegu tuua kodulehel või sotsiaalmeedias välja. Me võib-olla vahest isegi teeme nii, et me paneme kodulehele neid asju, aga me ei pane neid sotsiaalmeediasse. Ja sa ei tea kunagi, kes sotsiaalmeedias seda tegelikult näeb. Et kindlasti tasub taaskasutada neid igas kanalis. Ja sa võidki kommenteerida, et kas sinul on praegu selliseid visuaalseid asju välja toodud? Ja viimane, aga samas nii oluline teema. Kes on selle ettevõtte taga? Inimene usaldab inimest. Ja me ei vali ainult teenust, vaid me valime ka inimese, kellega me koostööd teeme. Siin sa saad jagada, et kes sa oled, kuidas sa mõtled, kuidas sa töötad. Kodulehel saad seda teha minust lehel. Sotsiaalmeedias saad teha postitusi, storysid, näidata oma mõtteid, tööpäeva, kuidas sa mingit probleemi lahendasid. Ja mulle endale vähemalt tundub, et mida rohkem inimene näeb sind, seda rohkem tekib tal tunne, et ta tunneb sind. Ja me pigem ostame inimestelt, keda me tunneme, mitte täiesti võõrastelt. Või sa võid tegelikult kommenteerida, et kui sama toodet, mida sa tahad osta, müüb võõras ja tuttav, kumba käest sa ostaksid? Isegi kui see on samas hinnaklassis, sama toode, siis kumb? Mina ostaksin oma tuttava käest, aga võib-olla mõni ostab võõra käest. Mina kindlasti, ma lähen alati, kui ma midagi tahan osta, ma lähen alati selle kodulehele või siis näiteks sotsiaalmeedia lehele ja ma otsin, kus see inimene on, ma tahan näha teda. Ja veel parem, kui ta midagi räägiks ka, siis ma näen, kuidas ta mõtleb või kuidas ta formuleerib enda mõtteid. Et minu jaoks on see hästi oluline, just see inimene seal taga. Ja väga tihti näiteks ka teenuste puhul on see, et kas mul klikib selle inimesega, et kui mul on selline, kas või ütleme coaching'u teema või kui ma tunnen ennast ebamugavalt selle inimesega, see inimene ei meeldi mulle, ilmselgelt ma ei lähe tema juurde, aga selleks, et teada seda,
on sotsiaalmeedia just see hea koht, kus ma näen, et kes ta päriselt on, milline ta energia on. Ja ma panin ka siia 3 küsimust, millele tasub mõelda. Aga kui sa praegu seda teemat ei võta, siis alles hiljem tule nende juurde tagasi. Ning ma tahan tuua ühe olulise asja välja, et usaldus ei teki ühe kokkupuutega. See tekib sellest, et mida inimene sinust korduvalt näeb ja kuuleb ning tänapäeval ei ole see isegi ainult 7 kokkupuudet, mida kunagi öeldi, vaid see on veel rohkem, sest seda sisu, mida toodetakse, on nagu nii palju, et tasub mõelda, mis on see, millega sa saad eristuda, kuidas sa saad tekitada inimestes usaldust. Ja ma loodan, et need 5 tänast punkti aitasid natuke mõelda, või siis kas või meenutada endale, et ma olen seda teinud, aga ma olen nagu vähe teinud, et ma võiks tegelikult rohkem seda teha. Ja kindlasti, mida sa võiksid veel teha? Kommenteeri, millise ühe neist teemast sa täna võtad ette. Mitte kõik 5 korraga, 1 teema. Mulle, Kairi, nii meeldis see, mis sa tõid välja, et tegelikult tagasisidet saab kasutada ka uudiskirja jaluses. Ma ei tulnud selle pealegi. Mulle alati meeldib nende õpiampsude puhul see ka, et ma ise õpin tohutult palju. Et mul on küll kodulehel olemas ja vahepeal on ka sotsiaalmeedias jaganud aga uudiskiri. See on ju nii personaalne, et see läheb inimese postkasti, ta teeb selle lahti ja ta näeb seda. Et väga kihvt. Kas sinule mahub veel juurde ka kliente, et sa räägid siin nii paljudest põnevatest asjadest, et võib-olla tunnen, et või keegi teine tunneb, et sooviks abi, sest nii palju on uusi asju. Et kas sa saaksid neid aidata? Ja, ma just uuendasin oma kodulehe ära, et mul on olemas 1-1 konsultatsioon, kus me vaatamegi üle sinu turundussüsteemid ja paneme paika, et mis on järgmised sammud, sest ma näen tihti, et meil mingid osad on olemas, aga nad ka ei toimi koos. See ongi selline koht, kus saame kokku, vaatame üle, aga teine teenus, mis on praktikakohtumine või siis praktiline kohtumine. Maikuus tuleb 2 kohtumist, juunis tuleb 1 kohtumine, et kindlasti tasub. Triin saab panna kodulehe lingi, et uuendasin just ära, on kogu info seal olemas, et sellised põnevad kohtumised, 3-tunnised kohtumised, kus me päriselt teeme asju ära. Sest ma näen, et tänapäeval me saame neid teadmisi hästi palju, aga me ei võta aega, et neid asju ka päriselt rakendada. Ja tihti me paneme ka teised asjad või teised tegevused esikohale, mitte need olulised süsteemi osad, mis peaksid tegelikkuses ettevõttes olemas olema. Et jah, kindlasti ma leian kõigi jaoks aega, on kalendris jagub ja see on täiega praegu see, mis paneb silma särama, et tahaks aidata ja teha, et endalgi põnev, et mis saab. Seda on näha sinu silmis, Kairi, sa kohe läksid põlema, kui me kohtusime siin Zoomi selles alguses ja rääkisime omavahel, see oli näha, et see on sinu teema, see turundussüsteemide loomine. Nii vahva, meid on täna kuulamas 20 inimest koha peal. See teema väga kõnetas ja kommentaariumis on ka nii palju kirjutatud, et kindlasti, Kairit, võta hetk ja tule hiljem vaatama. Aitäh sulle, Kairi. Ma võib-olla toon korra selle ühe asja. Anu küsis, et mis need 5 tükki olid. On tagasiside, siis sinu tagasiside, numbrid, erinevad numbrid, see ükskõik mis, et kuidas sa oled mingit kasu teinud, millised on, kui kaua sa oled näiteks töötanud sellel ametil, kui palju kliente sa oled aidanud, siis sinu kompetents, kogemused, sertifikaadid, kui on, siis mingid tehtud tööd, näiteks minu puhul oli kodulehe portfoolio ja sina ise, et kas sa oled rääkinud piisavalt endast, kas sa jagad seda, kes sa tegelikult oled? Aitäh, et sa need üle käisid veel. Ja tänu sellele, et lisaks sellele, et meil oli siin ka tegutsemisamps, on meil see nädal toimumas veebikoolis aluste ettevõtlusega tasuta õpinädal, mis tähendab seda, et me võtame sinu äri, kas siis olemasolema või siis, kui sa alles alustad ettevõtlusega, üksi pulgi lahti. Hetkel toimub teises grupis, kui sa liitud, sa paned siia lingi juurde, et tuleb ennast ära registreerida ja siis saad lingi, et liituda Facebooki grupiga, kus toimuvad siis igal hommikul laivid 45 minutit. Saad neid hiljem ka päeva lõpus järele vaadata, kas või kiirendusega. Hetkel toimub Jaanikal koolitus seal ja mina räägin homme hinnastamisest. See on üks selline asi, millega tihti alustavad ettevõtjad endale jalga tulistavad, et räägime selle teema üksipulgi lahti ja lisaks on ka meil premium osalejatele töötuba samal päeval.
kus me lähme veel süvitsi asjadesse, nii et kohtume ka Alusta ettevõtlusega õpinädalal ja ilusat päeva jätku!